Tere, mina olen Helina Mägi, olen mõttetreener. Tere, mina olen Kertu Soans, olen ajutreener. Ja me tervitame sind Edukoolis Praxis. Tere Kertu, rõõm sind taas näha, et meil on täna taas üks intrigeeriv teema ja selleks on kujutluspilt. Et sellest on palju juttu olnud, et mis on kujutluspilt, kuidas seda kasutada ja kuidas seda eelkõige enda tulemuste nimel tööle panna. Ja kas üldse kõigil on olemas kujutluspilt? Jah, kas üldse kõigil on? Et sissejuhatuseks räägiks loomisprotsessi lahti, et need, kes ei ole veel kuulnud, et mis see loomisprotsess on, siis on oluline teada, et kõik, mis siin nii-öelda füüsilises maailmas loodud on toimunud läbi loomisprotsessi. Ja loomisprotsessi esimeseks faasiks ongi tegelikult see kujutluspilt või mõte, mida me siis ise oma ellu valime. Ja kui me selle kujutluspildiga töötame ja edastame ta nii-öelda oma teadvuse teise ossa, ehk me saame juba tunnetega seotuks, et me tunneme juba, me juba tajume, et see kujutluspilt või see soov, mida me endale ihaldame, on meie, siis me oleme edastanud selle kujutluspildi nii-öelda loomisprotsessi teisele tasandile. Ja vastavalt seadusele kõik, mis on nii-öelda meie tunnetega seotud informatsioon, mis on meie nii-öelda alateadvuses, peab väljendama ennast läbi meie keha ja ilmuma meie tulemustesse, keskkonda ja mujale siis füüsilises maailmas. Ja kui sa nüüd kuulasid tähelepanelikult, siis sa said ilmselt aru, et on sul nüüd teadmine oma kujutluspiltidest või mitte, igal juhul sa viid nad ellu. Nii et oleks ilmselt parem valik olla oma kujutluspiltidest teadlik, vähe sellest, luua kujutluspilte vastavalt sellele, millised eesmärgid sa oled endale seadnud. Sest inimene ei mõtle piltides, ta mõtleb piltides ka siis, kui ta ei teadvusta seda, et ta piltides mõtleb. Nii et see loomisprotsess tegelikult toimib kogu aeg. Absoluutselt, 24/7 sõltumata sellest, kas me oleme teinud teadliku valiku või me oleme teinud ebateadliku valiku. Et mõttetreenerina on nii-öelda kujutluspildi kirjapanek ja see esimene faas nagu minu rollis või minu õpetada, et kuidas siis valida nii-öelda seda kujutluspilti ja küsimused on selleks kindlasti parim viis ja alustada võiks siis küsimusest, et mis on see, mida ma soovin. Järjepidev iseenda sisse vaatamine ja küsimine, et kas see tegevus, millega ma tegelen, on see, mida ma tahan teha nii-öelda järjepidevalt iga päev. Kas see on see, mis paneb mu silma särama? Mis paneb mu silma särama? Et sellised küsimused aitavad leida vastuseid, siis õiget vastust enda seest, et mis on see soov, mida ma ise tegelikult teha tahan või omada tahan või kes ma ise olla tahan. Aga mõttega töötamine on alles esimene faas kujutluspildi loomiseks, et seetõttu mul on väga hea meel, et Kertu teeb meil Praxises koostööd ja aitab osalejatel siis selle kujutluspildi, mille nad nii-öelda oma mõtlemisega on loonud, edastada alateadvusse ja seda samal ajal ka täiendada, nii et annan jutu järje sulle. Jah, kui kujutluspilt on mõttetasandil enam-vähem selge, ta võib muutuda, ei ole nii, et sa pead tundma ennast kuidagi pinges, et kas see kujutluspilt, mis ma panin paberile, et kas see nüüd tõesti 100% täitub ja kas ma ei saa seda enam mitte kunagi muuta. Saab muuta, aga tuleb arvestada ka sellega, et mida rohkem sa oma kujutluspilti muudad ja mida tihemini, seda kahtlasem on, et see ikkagi täitub, sest sa annad välja vale signaali, et ei, ma ikka seda ei taha, ma tahan ikka hoopis seda, ei, ma siin teen muutusi. Tasub kujutluspildi loomisele aega pühendada, nii et need muutused oleksid sellised väikesed ja ainult soodustaksid selle terviku ilmumist. Aga jah, kui on kujutluspilt kirja pandud, tavaliselt tehakse seda oleviku vormis. Kindlasti kõik enesearendajad teavad seda. Mina olen, mul on kõik need afirmatsioonid. Ja oled siis valinud kujutluspildiks kas siis töö, tervise, perekonna, hobi, sissetuleku või oled nii meisterklassi kujutleja, et oled need kõik viinud ühte pilti. See on ka täiesti võimalik. Et kui sa suudad nagu erinevad komponendid siduda tervikuks, siis täielikult võib see olla sinu nii-öelda ühine üks eesmärk, mille poole liikuda. Just, sa võid luua sellise kujutluspildi, kus sa istud näiteks selles kodus, millist kodu sa endale soovid, sinu ümber või kõrvalruumides, sa ei tarvitse isegi neid näha, on need inimesed, keda sa soovid enda ümber pereringis näha. Ja samas võib sul laual olla midagi, mis viitab sellele, millega sa töötad, kus sa siis veedad oma tööaja
võivad olla seal kujutluspildis kõik need, mis annavad viiteid selle kohta, milline on sinu materiaalne seis, millised on sinu rahalised võimalused, nii et tõesti, seda on võimalik täiesti pakkida niisugusesse ühte väga tihedasse kujutluspilti, aga et see kujutluspilt tööle hakkaks. Nüüd näiteks see väga tihe niisugune, kus sa istudki selles toolis, kus sa soovid istuda nii otseses kui ülekantud tähenduses, siis sa seal kujutluspildis pead olema täidetud nende tunnetega, selle rahuloluga, selle veendumusega, et see kõik on tõesti sinu elus, selle suurusega, kui suurelt sa oma elu elada tahad, su isiksuslikud omadused peavad vastama sinu soovidele. Nii et ilma vaimse kasvuta sa kujutluspilti, mis sinu praegusest vaimsest olukorrast peajagu üleval pool on, jõuda ikkagi ei saa. Aga just need harjutused aitavadki seda vaimset kasvu forsseerida, ikka teha nii, et see oleks kiirem. Et see oleks kiirem selleks jälle lõdvestusharjutused, kus kõik see kriitiline meel, kõik vanad arusaamad, kogemused on uinuvas olekus, kus sa töötad selle kujutluspildiga, seda me õpime praksises, töötad sellega ja täidad kujutluspildi mõne niinimetatud, ma armastan neid kutsuda mõne sillaga. See tähendab mingi esemega, mis on sul praegu siin. No näiteks see kohvitass, see on kohvitass, millest ma iga päev kohvi joon, ma kogu aeg seda puudutan, see on minu selline pidev kaaslane elus. Ja kujutluspilt, mis näiteks puudutab minu töövaldkonda, siis seal kujutluspildis, kuigi seal on kõik kuus, on see sama kohvitass. Ja kui ma nüüd kujutluspildis sealt kohvitassist joon, siis on see seal. Aga kui ma nüüd siin praegu, mitte kujutluspildis, vaid oma praeguses tänases hetkes, faktis, siin joon siit tassist, siis see joomine täidab mind nende tunnetega, mis kujutluspildis sellest samast tassist joomine. See on üks nipp, mis on lihtne ja millega me kindlasti toome mateeriasse selle, mida me soovime. Ainus, mida vaja on, see, mida ka Helina märkis, on püsivus. Seda tuleb teha ikka ja jälle, kas siis tassiga, kas siis arvutihiirega, pastakaga, mingisuguse riietuse eseme ehtega, mõne inimesega. Nii et seda sa valid ise, mis on see sild, mis ühendab sinu igapäevast eluga kujutluspildis. Ühesõnaga, ma loon endale kujutluspildi, panen selle kirja ja nüüd ma hakkan ennast kujutlema nii-öelda selles kujutluspildis, kus mul on midagi, mis mul on tegelikult ka tänases päevas. Sest kujutluspild iseenesest on ju nii-öelda tulevikus saabuv. Ja kui ma nüüd täidan selle kujutluspildi tunnetega ja seal on mul üks tuttav ese, näiteks kohvitass, siis kohvi juues äratab või tuletab see kohvitass meelde kõiki neid tundeid, mida ma nii-öelda lõdvestunud olekus ja selle kujutluspildiga töötades iseendasse olen loonud. Ehk ma seadistan oma sageduse just nimelt vajalikule tasandile, et saata välja kogu see impulss, mis toob minu ellu selle, mida ma olen küsinud. Kas nii? Täpselt nii. Ja kui keegi jäinud praegu mõttesse, et mis see sagedus on või mis on see vibratsioon, või siis me võime ka lihtsalt öelda, et see on sinus valdav meeleolu. See meeleolu, mis sind täidab, et sa hoiad ennast nüüd tänu nendele sildadele, mis sa oled loonud kujutluspildi ja oma igapäevase elu vahel. Sa hoiad oma meeleolu sellisena, nagu sa tahad, et sul tulevikus oleks. Nii et lõbusad kujutluspildi loomist esmalt mõttetasandil, siis lõbusaid mänge lõdvestunud olekus alateaduse tasandil ja lõpuks nautimist füüsilisel tasandil. Nii et aitäh vaatamast, olen Helina Mägi. Ja kui midagi jäi praegu segaseks, siis kus seda õppida saab? Ikka Edukoolis Praksis. Olen Kertu Saans, kohtumiseni. Kohtumiseni.